Mitmed prügikastid olid kinnitusest lahti, mõni oli koos betoonalusega pikali lükatud. Pingi taga keerati enamasti teistpidi. Üks kaamera ette jäänud pink oli ka ühendustest lahti lõhutud. Kahju on tegelikult suur, kuskil 8 kohta on tegelikult ümber pööratud, ära lõhutud prügikastid, need samad ka istumispingid. Kurb on, tegelikult on kurb, sellepärast, et esiteks me ju püüame teha selle pargi võimalikuks nii-öelda käepäraseks, ehk siis nii jalakäijate kui puhkajatel, kes tahab parasjagu puhata ja oleks ka kuskil koht, kus seda prügi ka ära visata. Prügikastid me paigaldasime see aasta, õnneks on pooled veel alles, ka õhtul tullakse siis nii-öelda korrastama kõik seda asja ja ma loodan, et juba selle nädala jooksul me saame kõik korda. Täpne kahjusumma selgub siis, kui kõik on taas korda tehtud, aga summa võib jääda paari tuhande kanti. Kokku lõhuti pinke ja prügikaste Sütiste parkmetsas 8 eri paigas. Eriti kahju on nendes pinkides, mis tegelikult eelmine aasta selle pargi 20 pinki vabatahtlike poolt ju tehti korda. Ehk siis need samad linnaosa elanikud, eelkõige nad olid noored, kes siis korrastasid, tegid toimetused, värvisid ja nüüd on siis öeldi aitäh nendele tööle. Et loomulikult seda ei saa üldistada, aga kahju, et meil leidub linnaosas selliseid inimesi ja tõenäoliselt need on mitu, sellepärast nii nagu me koos proovisime ju ühte platsi korrastada, selleks on vaja oma 3-4 inimest, et üldse seda pinki ümber pöörata. Vandaalidega oli hiljaaegu hädas ka Põhja-Tallinn. Fotode tänavanäitusi oli järjepidavalt rüüstatud. Homme otsustab linnaosa valitsus, kas pöörduda politseisse või mitte. Põhja-Tallinn on Mustamäega võrreldes natuke paremas seisus, sest neil on rüüstamisest ka valvekaamera video olemas.